Viimase 5 aasta jooksul on siin TalTechi laboris Alexela ja Euroopa Liidu rahastuse toel edukalt läbi viidud mitmeid uuringuid ja leitud ka lahendusi, kuidas põlevkivist on võimalik toota nailonit, ehitusvahtu või siis tööstuslikke määrdeaineid. Paneme kitlid selga, prillid ette ja viskame innovatsioonile pilgu peale. Rubriigi toob teieni Alexela. Millised on põlevkivi peamised kasutusvaldkonnad praeguse seisuga siin Eestis? Eestis on loomulikult energeetika valdkond ainus ja 99%. Aga nüüd olete teinud mitu aastat uurimustööd ja olete jõudnud sellisesse olukorda, kus me võime öelda, et me vist kasutasime põlevkivist siiamaani tegelikult üsna väikest osa ära tema potentsiaalist. Tähendab tema potentsiaalist, jah, päris väikese osa. Muide, sellele on tähelepanu juhtinud juba põlevkivi uurijad viimase peaaegu 100 aasta jooksul. Võib öelda, et tegemist on vääriskiviga, aga tegelikult on see ikkagi täiesti harilik Eesti põlevkivi ja see siin on selles põlevkivis sisalduv kerogeen, mis on inimkeeli tegelikult kunagi ammu veekogudes elavate organismide jäänused. Ja kui ma räägin kunagi ammu, siis ma ikka sõna otseses mõttes mõtlen 100 miljoneid aastaid tagasi. TalTechi teadlaste poolt on loodud masin, mis suudab sellest kerogeenist sünteesida välja dikarboksüülhappeid ehk siis dihappeid, mis on tööstuse üks põhikemikaale. Ja kui näiteks põlevkivist saadava põlevkiviõli 1 kilo maksab umbes 70 eurosenti, siis 1 kilo kerogeenist saadavat dihapet maksab 150 eurot. Näiteks nailon tehakse dikarboksüülhappest ja kõik sellised polümeerid on dikarboksüülhappe põhised, nii et tal on tohutu kasutusala, ehitusvahud, ehituskeemia kümnetes eri viisides. Sinna läheb veel teine 5 aastat, kui tema mõju jõuab Eesti majanduseni, sest järgmise sammuna tekib meil tööstuslik katseseade ja kui see ka on ennast õigustanud, siis saab hakata projekteerima alles päris tootmist ja sinnani läheb aega. Aga tegelikult ma arvan, et selle protsessi parim tulemus võib olla see, et põlevkivi tööstus muutub tänasest kõigi meelest pruunist ja saastavast kasumlikuks ja kõrge lisandväärtusega kemikaale tootuvaks majandusharuks. Kas nüüd on siis sõna otseses mõttes sellest põlevkivist nagu viimnegi piisk välja pigistatud või on veel potentsiaali alles jäänud? Ei, potentsiaali on veel alles jäänud, et viimne piisk see kindlasti ei ole ja see, kus me selle praeguse tehnoloogiaga oleme, on see, et meil tekib sealt mingisugune baastoore, mida on vaja veel omavahel puhastama ja erinevaid komponente lahutama asuda, et see lisandväärtus veelgi suurem oleks. Rubriigi toob teieni Alexela.